põhiesinejad. Kus need põhiesinejad On see? Üks on. Jah. Näita end. Mis see on? Teavitusrahvale, ärge nii kokku, olgu tegelikult meil on kont võõrad, me nägime pidu on keegi kutsunud. Aga eestlasele juba kombeks on, et kui pidu on, tuleb tulla. Et muidu on natukene ebaviisakas tulemata jätta ja muide kontvõõrad on selline vana traditsiooniline amet, need on käinud 13. sajandist, siin on meil väljavõte Liivimaa Hendriku 13. sajandi kroonikast, kus on öeldud, miks siis kontvõõrad käisid ja mida nad tegelikult ei tahtnud. Vendironüümus püüab ette nüüd lugeda soraval häälel selle. Niisiis, väljavõtte Liivimaa Hendriku kroonikast 13. sajandil. Eestlased, väga huvitav rahvas. Neile meeldib käia võõrastel pidudel kontvõõraks. Ilma mingeid omakasu saamata, kuid eluks vajalikke õpetusi jagades ning peosüüdlasi õnnitledes. Selline siis on nende traditsioon ja kuna usuti ka, et kontvõõrad pidid õnne tooma. Aga kaasajal ei ole eestlastes midagi muutunud, ikka endiselt imelik rahvas. Sõidavad ilmakatusteta autoga, söövad hallitanud juustu ja joovad sajandi vanuseid veine ja ikka käivad võõrastel pidudel kontvõõraks. Selline lühike tõlgendus asja poolt. No ja tulime, et pidu, et siin toimub kõva pidu. Siis saime jaole, et päris õige pidu on. Et pidu on nagu korraga. Ja ütleme, haakub ka meie teemaga, et ikkagi et selline aastapäev ja ma mäletan seda kuupäeva selgelt oli 30. aprill 87. Vot see oli kõva päev, kusjuures Altpere Kalju sel päeval sai Moskvitsi ostuloa. Ja madalamates kohtades esines Udu ja Marju Länik, nii et see on selgelt nagu asjad mees. Ja kui me kord juba siin oleme, siis võiks ju uuendada seda lepet, mis te siis tookord seda vannet, mida te siis tookord andsite? See oli 39 aastat tagasi. Ilusad ajad on olnud siiani. Palun tõusta. Mis meil oli siis? Krepp Kulm. Umbes samamoodi nagu siis midagi öelda. Järgmine aasta tuleb siis ümarikum pulm, see on juba smaragdpulm, 40 aastat, see on siis 30. aprill, jätke meelde. Aprill on väga tähtis kuu, mitme suure juhi sünnipäevad on nimesid ei nimeta. Ja ajaloost oleme õppinud juba. Jah. Austatud Krepp pulmapaar, lugupeetud kohalviibijad, oleme kogunenud täna siia selleks, et tähistada ja ühtlasi õnnistada seda liitu, mis siis loodi 30. aprillil 1987. Ei olnud see liit ei tollal, ei Nõukogude Liit, ei ole ta ka praegu Euroliit, ei ole ta ammugi NATO. See on kahe inimese vaheline püha liit, mida kutsutakse abieluks. Nagu on öelnud Kreeka antiikfilosoof Amfetamiinust 4, on abielu nagu kollane värv, mis ei sobi kõigile. See on ainult julgetele ja tarkadele. Nii sündis ka tollane liit tänu mõlema poole targale ja julgele otsusele. Peeter tegi oma targa otsuse lähtudes vanast põhitõest, mida ta oli kuulnud välismaal, kuidas tehakse, et kui mees saab aru, miks ümmargune pitsa lõigatakse kolmnurkseteks sektoriteks ja hiljem pakendatakse neljakandilisse karpi. Saab ta aru ka naise olemusest kui sellisest. No. Tollane Brutli lähtus targa otsuse tegemisel palju lihtsamast Eesti põhitõest ehk vanasõnast, kuuldes, mida siis Peeter oli otsustanud ja otsustas, kes vana asja meelde tuletab, tunnebki hästi ajalugu. Seoses Pühaliidu loomisega kaasnesid tollal juba kohustused, samas tekkisid õigused. Tuletame siis meelde, mida nad lubasid teineteisele. Nii pidi Peeter ära andma oma tollase hoiukassa raamatukoos allkirja õigusega abikaasa Liile.
kuid raha, mis laekus mustalt või kaasa teadmata, pidi ta jätma endale. Nii on käitunud ta praegu pangakaartidega, mille ta on ära andnud kohe, kui ta uue saab, samas ka minikoodi, kuid raha, mis laekub mustalt ja kaasa teadmata, on ta alati jätnud endale. Tänu sellele see lipp püsibki nii tugev. Pruut seevastu tollal teadis juba, ta ei tohi takistada kaasa õhtusi käimisi ja musta raha kulutamist. Kuna lähtus vana rahva tarkusest, et naine ei ahi, olgu kodus. Mees, rahakott ja üks asi veel ringluses. See üks asi ei ole pühas raamatus täpselt lahti mõtestatud. Ja nii on ta ka siiani kestnud. Mõelge, 39 aastat asi toimib. Noored, teil on õppida. Samuti pidi Peik peremees olema. Igas asjas ja selleks ka jääma, see kehtis ka lubaduste andmisel juba siis. Peeter lubaduse andis, Peeter lubaduse võttis. Peeter oligi oma lubaduse peremees. Ja kui kaasa heitis ette, miks tulevad algul lubadused ja siis teod, lausa teosammul, teadis Peeter kohe vastata, et lähtudes vanarahva tarkusest, koht tark ei torma. Kuigi püha raamat ütleb, kes aeglaselt sõuab, ei pruugigi kuhugile jõudma, kes aeglaselt kätte ära. Või siis veel aeglasematel kobrad lihtsalt närib aelu läbi. Lii teadis juba siis ja teab praegu, et peab kuulama mehe sõna. Ei tohi talle pidevalt vastu vaielda, ega ei ole ilus ka tühjast tüli üles kiskuda. Ja kui siiski aeg-ajalt on naiselik vaist saanud võitu ja ta on kiusatuse lävel olnud, kas seda teha või mitte, on ta lähtunud vanarahva tarkusest. 9 korda mõõda ja 1 kord keegi omadest lõikab vahelt kasu. Sellega ongi kiusatusi ka üle läinud. Sest eestlane on juba kord selline, no ei saa, et keegi omadest lõikab. Peik on töökas olnud. Terve elu. On lähtunud Tammsaare põhitõest, tee tööd, näe vaeva, tuleb ka armastus. Ainukene, kui sa Peeter nüüd ei teadnud, Tammsaare unustas mainimata, et armastus tuleb ainult töö vastu. Püha raamat soovitab töö tegemisel lähtuda põhimõttest, ära viska tänaseid toimetusi homse varna, sest päev on ka ülehomme. Ülehomme, nädala, kuu, isegi aasta pärast. Isegi mitme aasta pärast, no vot, siin on kogemus. Ja kui kohalviibijad, oleme ju ausad, ei ole teist keegi ausad tööga rikkaks saanud. Või siiski, kes väidab vastupidist teha, nüüd või vaikida igaveseks. Need istuvad veel peale aasta oodata. Vaikus on kuld. Pruut on teadnud alati, et selleks, et midagi saada, peab oskama ka anda. Ja on lähtunud vanast traditsioonilisest põhitõest, mida teadsid juba vanast popsijad Roomad, et andmisrõõm on kordades suurem kui saamisrõõm. Nii on ka alati tema andnud, selleks, et saada. Peeter on olnud abivalmis kogu aeg. Abivalmidusse on ta suhtunud loovalt, lähtunud Eesti rahva põhitõest, kus näeb viga, laita, mine ja laida. Äkki keegi teine teeb ära. Kui tal ei ole nii libedalt asi läinud ja on pidanud siiski aitama, siis on ta osanud väärtustada seda oma aitamise hinda, et kui abivajaja tuli tänama, öeldes Peetrile 1000 tänu, teadis ta vastata, et parem siiski väike kumpüür kui 1000 tänu. Nii on ka tänapäeval. Esikohal pole elus mitte raha, vaid lausa selle rohkus. Ja siin on ka õpetlikud sõnad, see on pühast raamatust, see on kõikidele meestele. Kui tekib raha, tekivad naised.
kui tekivad naised, kaob raha. kaob raha. Kui kaob raha, kaovad ka naised. Vot, siin on nüüd leitud tasakaal, kus on mõlemad asjad tasakaalus, nii raha kui naised. Peeter, sa püüa seda elu põhitõde anda edasi oma lastele ja lastelastele, sest paljud ei oska sellega edasi minna. Sul on tasakaalus, on raha, on naised. Nii et noored, teil on millest õppida. See ei ole kerge. Ma olen kõva õpetaja, ega selle pärast ise ei oska elada. Lii on alati hea seisnud selle eest, et kaasa oleks hästi toidetud, samas ka heas füüsilises vormis. Füüsilise vormi säilitamisel on alati teretulnud tegelemine spordiga. Peeter juba teadis ammu seda, et Püharaamat soovitab sellist spordiala, nagu seda on kepikõnd, jõukohane on ta kõigile. Ja kui Lii on näinud, et Peeter ei soovi selle alaga väga tegelda, on ta lihtsalt Püharaamatu soovituse kohaselt jätnud selle kõndimise osa ära. Ja siis on tegeldud ka õhtuse ristvõimlemisega, mida iganes see ei tähendaks. Ja siin üle-eelmine aasta oli kõva olümpia, mitu päeva näitas. Väga huvitavad alad olid. Peeter on teadnud selle aja jooksul, et naine peab olema hoitud ja ohjatud ja samas ka paika pandud vajadusel. Sest naistel oli juba siis ja on praegu palju ahvatlusi. Kas toon välja? Teismelisena armastavad nad mesinikku. 20-ndates jõudes vaat juba meelemuutusi aednikku. 30-ndates ratsanikku. 40-ndates kordnikku. Sealt edasi rentnikku, võlgnikku, ametnikku, volinikku, piltnikku, julgemat kohtunikku, mõisnikku. Ja väga auväärsesse ikka jõudes tuntumad juba kunstnikku. Pruut on teadnud terve selle aja jooksul, et ta ei tohi patustada ega pattu langeda. Kui on selline soovmõte tekkinud, siis jah, mis ma ütleks selle peale, et võite alati rääkida sellest püha mehega, lootes, et ta andestab. Aga ta on teadnud, et minutaoline püha mees ei andestaks seda ja on jätnud sellise mõtte eluteel vahele. Tänu sellele on see liit püsib nii kaua ja püsib ka edasi. Ja teile ka nooremad õpetuseks, kui tekib mõte, siis ainult seda võite teha püha mehega. No, et räägite mõttest. Lootes ei andestab. Aga minu puhul on looda saab. Samuti on Peeter teadnud, et naist peab armastama, ei tohi teda maha jätta. Peale armastamist alati on jäänud diivanile, voodisse või mille muule alusele, sest maapind on külm, võib külmetuda. Kõik on olnud kombes, kaasa on alati rahul olnud. Kaasa-Lii on seevastu teadnud, et ei tohi kurjustada, kui Peeter töö tõttu eriti õhtul hilja peale jääb. Sest Püharaamatus on ka kirjas, Lii teadis seda, parem siiski hilja. Kui leida või luule, Kalle või Malle või üldse mitte kedagi. Ja kuna see koostöö on olnud vastastikune, siis on see liit kestnud siiani ja tõenäoliselt kestab aegade lõpuni. Ja nüüd olen õige aeg küsida siis. Kas sina, Peeter, kõik eelpool kuudud arvesse võttes, oled endiselt jätkama nõus aegade lõpuni koos selle kaasaga, kelle sa oled valinud ja asja ametlikuks teinud siis 30. aprillil 87. aastal, siis vasta selgkäärselt öeldes jah. Ja nüüd küsin sinult, Liisa, kas oled nõus jätkama sama mehega, kellega sai tehtud asja ametlikuks 39 aastat tagasi, olles tema kõrval aegade lõpuni, siis vasta selgkäärselt öeldes jah.
jah. No vot, kuna jah vastused on saadud, on õige aeg anda üle tunnistus. Üle laua. Tunnistus, et oleme siin käinud ja oma jandiga hakkama saanud. Mida siis teile öelda, noored? Te paistate nooruslikult ja väga head välja, peab ütlema noored. Hoidke teineteist, armastage teineteist. Samamoodi leidke piisavalt aega teineteise jaoks, nagu olete siiani leidnud, sest tänapäeval ongi õnnelikult ainult need inimesed, kellel kiires elutempos on ka aega elada. Ja kuna olete sellest asjast nagu õigesti aru saanud, siis ei jää muud öelda kui andku looja teile rohkem, kui Maksuamet võtta suunab. Selline on Eesti edulugu, sest ausa tööga ei ole keegi meist rikkaks saanud. Aitäh sellega pühatseremoonia läbi, võite istuda. Tuletan kõigile kohalviibijatele meelde, et tseremoonia ei olnud tõsiselt võetav. Tegelikult ma ei olegi päris paavst. Ma olen keevitaja, kui keegi ei tea. Ja vabal ajal teen erotilist masaasi. Kui sa ikka päev aega selle elektrooniga ringi tuiad, no siis viib kohe teise. Ja see mees selle, kelle suur rist on. Tema juures saab massaaži aegu kirja panna. Tema juures ei saa, tema ei ole ka püha mees. Ta on suunamudija. Annate suuna kätte ja hommikul on kuhugile jõudnud juba. Nii, aga väiksed koguduse teate muidugi, mis kell oli sul? Kell 3? Enne ei jõua, jah. Kell 3 muide. Vend Hieronüümus arvab tšakraid seal vanas puuöös. Ja kui puuöös nüüd ei ole kellelegi sobib see elupuhek ka samas. See on kella 3 ajal, teenus on täiesti tasuta. Kui keegi peaks koputama, Maksuametil on lõiv 96 €. Siiani pole kunagi keegi koputanud, see juhtub alles kella 3 ajal. Seniks aitäh teile! Aitäh kõigile publikumile, et võtsite meid vastu. Toredad peo jätku ja kui me kunagi kuskil veel näeme, absoluutselt teisiti on kõik. Aitäh!